üksinda kodus lõpumise. Kivi. See on kivi lõpuni. Tere hommikust, käes on kolmapäev. Õnneks tänane päev ei ole mul nii kiire nagu eelnevad 2, aga sellega toolest kell 2:30 on vaja juba hakata tööle settima. Märkasime Preveniga mingi natuke peale 7, aga ta juba nii hääles varem, sest tal on küha, ta ei saa hästi magada ja kallis. Tulime tupsi, panime teleka tööle, nüüd siin oleme kaisutanud ja nüüd hakkame kohe hommikusööki sööma ja siis teeme Preveni laulu ka. Mis sul on? Komb. On või? Palli. Palli said? Mis on? Miljo. Mandariin ju? On ju? Mandariini süüa. Mis seal veel on? Midagi on veel vist? Vaatan ka. Mis on? Kohukese tõi või? Jaa, kooge. Saad hommikusöögiks ka süüa ju, magustoiduks. Kas midagi on veel? No ma ei tea, peab katsuma, emme ei tea ju. Emme lihtsalt kuulis, et seal krabises midagi veel. Pane siis ukse peale tagasi ja? Siia. Jupp. See saab vaid tuleks tema. Poiss. Istu, ilma me ei saa. No nii, ma ei olegi jälle jõudnud teha ka mitte muffiga rääkida. Käisin siin vahepeal Keiliga juba Raplas tegelikult sõbrale. Ma lootsin, et ma saan sealt ühtesi tulukesi, mis ma sealt tookord nägin. Aga mida ma millegi pärast eelmine kord ei ostnud, aga ei, need olid otsas. Nüüd ma juba lähen otsapidi tööle. Võita, kas ma unustan midagi? Loodetavasti mitte. Võti kaasas. Ühesõnaga, täna ma olen Servakandis. Meil on tavatrennid, meil jõuluistumisi sellel nädalal ei ole. Meil on järgmine nädal. Ühesõnaga, mul on lihtsalt vaja nüüd 4 tundi, isegi 4,5 tundi vastu pidada. Nii et edu mulle. Oma esimese soolokontserdi Eestis annab. Nad siin varasemalt käinud, aga mitte siis ma olen nüüd sõidus. Jama on see, et mul ei ole seda telefoni mitte kuskil hoida. Ma pean upgrade ima siin nende asju. Igatahes täna oma autoga natuke harjumatu. Nii harjunud Subaruga. Et mul on siuke väike suksu. Täiesti haige. Kus sa lumi nüüd järsku ära läksid? Ma ei saa aru, nagu ometi on suht külmad ilmad olnud, et kas siin siis vahepeal on plussis olnud, et ta siin vaikselt sulab. Juurde ka vist nagu pole sadanud. Et kahju. Tahaks nagu vähe lumisemat olekut. Aga vist tahan palju. Lihtsalt ma väga loodan, et ikkagi siin jõululaupäev või üldse see jõuluaeg, mis ta on siis kas või 20–24, et võiks ikkagi olla mõnusalt lumine, et oleks ikkagi seda jõuluhõngu. Et ma seda päris jõulutunnet veel vist polegi täitsa üles leidnud. Ma praegu lähen
Raplasse, sest mul on vaja viia lasteaeda veel üks tänukiri ära ühele puudujale. Ja siis ma panen Järvakandi poole ajama. Õnneks ma täna sain kuidagi õigel ajal liikuma, täitsa uskumatu. Seda juhtub harva nagu reaalselt. Vahepeal ma pean kaaspõhjas lihtsalt kuhugi poole lihtsalt jumala ees kihutama, et ma õigeks ajaks pärale jõuaks, aga nätsa. Täna on vist parem päev mul. Ma ei pea kuhugi kiirustama. Kuigi selles mõttes ega mul nüüd siin üleli aega nagu üle ka ei ole selles suhtes. Ma keksida nagu päris ei saa. Et ruttus jõus läbi. Aga ma loodan, et te kuulete mind, sest et ma tean, et autos on see helikvaliteet veel halvem, kui ta muidu on. Nii et väga vabandan, aga tõesti mul tahtselt on niisugune jutustamisaeg täpselt siis, kui ma kuhugi poole sõidan, sest et muidu ma olen kogu aeg midagi tegemas. Just sain Vlogmassi 10. päeva edititud, nii et ma saan nüüd selle üles laadima panna ja thumbnaili sain ka tehtud. Nii et Vlogmassi 10. päev jõuab ka teieni. Ma täna just Keilile rääkisin, et vahest on ikka siuke tunne, et enam ei jaksa, aga samas nagu õnneks ma olen see inimene, et kui ma midagi ette võtan, siis ma võtan seda kui kohustust, isegi kui ta ei ole mul siukene a la töökohustus, et ma pean nüüd selle kindlasti ära tegema, on ju. Et see on mu vabatahtlik kohustus, ütleme nii siis. Aga õnneks pool on veel minna. Natuke rohkem kui pool, aga libis. Libe. Muidu on täitsa ilus päikseline ilm. Aga jah, ühesõnaga, kui ma võtan endale taas mingi kohustuse või sellise, kui ma taas midagi ette võtan, siis ma õnneks ikkagi lõpetan ka selle, nii et päris seda kartma ei pea vist. Samas Vlogmassi 10. päev ei saanud kuigi pikk, aga midagigi. Mõnele meeldivadki sellised mini-lühikesed vlogid, ma ei saa aru kuidas, aga tegelikult ma ise olen pigem siuke pika vlogi inimene, mul meeldib ikkagi pikemad vlogid, aga Vlogmassi raames siin vahepeal natuke midagi lühem hakka teha, ilmselt ei ole kõige hullem. Vot, aga ma nüüd panen ajama, olge tublid. Kolmapäev on jälle läbi, nagu ikka ma patsutan enda kõlale. See on ikka hull päev, tõesti. Aga nüüd on jälle rohkem motivatsiooni, sest on neljapäev. Ja siis on meil nädalake minna ja siis hakkab noortetrennidega mul üldsegist vaheaeg. Ja siis tuleb üldse see jõulutrall ja kõik see peale. Nii et kiired ajad on ees nii või naa, aga vähemalt siis saab sellest nii-öelda töörutiinis korraks välja ja siis saab natuke kodustega rohkem aega veeta. Seda ma ootan kõige rohkem ausalt, kuigi ma väga naudin seda, mis ma teen ka. Lihtsalt iga õhtu ma ikkagi mõtlen, et kuidas mul ikkagi enda tööga on vedanud, sest ma tõesti nagu enamjaolt ma väga naudin seda. Isegi kui mõned hetked on sellised low, on ju, siis enamus ajad on ikkagi ülirõõmsad ja toredad. Aga nüüd ma hakkan koju minema. Käin vist poest läbi, sest mul sai vesi otsa või tegelikult mul isegi polnud vett mitte kaasas. Mis tähendab seda, et ma tunnen lihtsalt, et ma olen janusse suremas. Ma käin poest läbi, haaran endale ühe joogi ja panen kodu poole ajama. Ma ei tea üldse, mis õhtu veel toob, aga vist teeme piparkooge, nii et vaatame siis kodus. Nagu näha, olen kodus juba teki all ja ma ei tea. Ma millega pärast arvasin, et ma olen täna natuke rohkem filminud, kui ma tegelikult olin ja siis ma mõtlesin täitsa lõpp. Ma ei saa lihtsalt uue vlogi materjali kokku, et ta tuleks võib-olla mingi 5-minutiline, et niimoodi lihtsalt ei saa. Ma olin juba mõnusasti teki all ja olin valmis magama jääma. Nüüd, mis ma käes on. Saa näidata. Jaa, tule siia poole, siis pead siia poole tulema. Jaa. Kas emme võib nüüd ära rääkida või? Ei. Siin ma nüüd olen. Seda. Panin isegi hommikumatli uuesti selga. Sest et ma tõesti ma olin juba teki all ja valmis telefoni ära panema, aga ma mõtlesin, et okei, ma siis vaatan, et palju mul neid klippe siis üldse tuli. Aitäh! Aitäh, kallis!
aga ei olnud mitte muffitki, nii et ma tulin siin enda minuteid täis tegema. Aga ennem kui ma selle telefoni käest ära panen, siis teate, mille peale ma sattusin või? Arnold Oksmaa mingi podcastile. Ma nägin, korraks scrollisin TikToki ja siis ma nägin, et keegi reaktis sellele. Ja siis ma vaatasin ja ma hoidsin lihtsalt 2 käega peas kinni nagu. See ei saa nii olla lihtsalt nii naljakas nagu. Kõige haigem on see, et nagu tal on põhimõtteliselt kohe minust rohkem subscriberid, kuigi tal on 2 esimest videot nagu. Samas ma saan aru, inimestel meeldib show. Mis juhtus? Kõik hästi või? Ühesõnaga. Mida veel? Ebareaalne. Aga jah, ma hakkan otsi kokku tõmbama homme on neljapäev. Jumal tänatud. Ma olen peaaegu terve töönädala üle elanud, viimane päev. Ja õnneks homme mul ei ole väga midagi sellist ka, et ma peaksin nagu kuhugile jooksma, et siin teisipäev ja kolmapäev on nagu sellised päevad, kus ma nagu pean minema juba 2:30 nagu kodust välja. Aga homme mul hakkab 4 ja Raplas, nii et mul ei ole vaja kuhugile varem sõitma ka hakata. Nii et veab mul 8-ni on küll trennid, aga see on käkitegu. Sest et nii või nafuertedega meil on jõuluistmine, siis saab jälle süüa ja siis trikside trennis saab maha raputada. Vot. Sorry nende 2 viimase vlogi pärast. Need on jäänud kuidagi lühikeseks. Aga nüüd tulevad vabad päevad, mis tähendab seda, et mul on endaga natuke rohkem aega, loodetavasti. Ja nädalavahetusel toome kindlasti kuusetuppa, nii et ma ootan seda ka. Ja vaatame, mis need päevakesed siin toovad. Ja vaatame, mis see homne ka toob. Aga ole hea, kui sa mind ikkagi subscribe'i, siis ma ootan seda. Like'i ootan ka. Ja kui sa tunned huvi ka mu Instagrami vastu, siis võid vabalt mind ka seal jälgida. Uus rummel. Vägev. See on kiine. On või? Ja vaata. Ennän. Ole hea, viisi rahaga ära ja siis tule teki jälle. Aga okei, näeme homme. Võtad leid.